Tallinna lauluväljak ja laulukaar on osa eestluse sümbolist, mis on olnud ja jääb meie identiteedi osaks. Ajad ja kombed muutuvad, vaimsus jääb. Täna on aga kätte jõudnud aeg, kus ees ootab uus etapp rahvussümboolika arengus. Käimas on arhitekt Alar Kotli poolt loodud laulukaare katuse remont ja lauluväljaku ala ootavad õige pea ees suured muudatused. See on väga hädatarvilik töö. Teiseks on ta selle poolest ka tore, et kui järgmisel aastal on 150 aastat juubeli laulupidu, siis on väga ilus kingitus lauljatele, et nad saavad uue kõlakaare, nii nagu igal pillil on see viiul või klaver, on see kõlakaar või kõlalaud on väga tähtis element, aga eks see kaar oli ka ohtlik. Aga ma arvan, et tunduvalt isegi olulisem on lauluväljaku edasiarendamine. No mul on hea meel, ja tõsiselt hea meel, et viimastel aastatel on riik ja linn hakanud väga nagu ühte jalga astuma näiteks lauluväljaku osas ja mulle tundub üldse väga mitmetes asjades, et selline võib-olla õel ja asjatult terav vastasseis on nagu viimastel aegadel riigi ja linna vahel kadunud. Tallinna lauluväljaku ajalugu on tihedalt seotud laulupidudega. Eesti rahva laululembelisuse märke võib otsida juba kaugest minevikust, mil küla torupillimehed kogunesid, et koos laulda. Esimest korda spetsiaalse ehitisena laululava oli kavandatud 1923. aastal 8. üldlaulupeo tarvis Eesti Lauljate Liidu eestvõttel. Tallinna lauluväljaku territooriumi hakati kasutama üldlaulupidude toimumispaigana alates 1928. aastast. 1960. aasta 15. laulupeoks sai valmis Alar Kotli ja Henno Seppmanni projekteeritud laululava koos laulukaare, kõrge tuletorni ja raadiomajaga. Laulukaar on arhitektuurilise lahenduse poolest maailmas ainulaadne ja ka unikaalne omas ajas, mis sai omamoodi kummalisel moel ka premeeritud. Insener Karl Õiger on mees, kes on laululava projektiga tihedalt olnud seotud, kuni tänase päevani välja. Leedukad tegi täpselt selle meie projekti järgi, et kas nad varastasid seda, öelda ei saa. Tolle aja seaduste järgi projekt oli ju tüüpprojekt. No ükskõik milline projekt kuskil tehti, seda võis ka keegi teine kasutada. Aga huvitav oli see, et ega meile palju midagi ei räägitud ja meie oma sai muidugi varem valmis. Ja leedukad lõid kõvasti kella, rääkisid kõik Londonis ja igal pool Moskvas esitasid kohe rahvamajandussaavutuste näitusele preemia saamiseks kui edukat asja. Ja meie omast teatudki nagu midagi. Ma võtsin lahti ühe saksa professori raamatu ja seal oli sellise ripkonstruktsiooni näide ja siin oli alla kirjutatud Leedu laululava. No ja kui nüüd selgus, et leedukad said kuldmedali, siis professor Heinrich Laul helistas sinna Moskvasse ja ütles, et imelik, et see oli meie lahendus puhtal kujul. Aga siis ta ütles selle peale, et okei, võtke teie ka kuldmedal. Meil on üks medal veel. Aga siiski meile anti suur kuldmedal. Leedukad said väikse kuldmedali. Suurürituste ajal jääb see lauluväljak tegelikele vajadustele väikseks. Varasemalt, ajalooliselt, on siin olnud nii-öelda puhveralasid. Ümbritsevad krundid on olnud tühjad, seal on saanud parkida, toitlustust teha, külastajad, kõik saavad seal kasutada. Nüüd on arendustegevus muutunud nii intensiivseks, et mõnes mõttes ring ümber lauluväljaku hakkab sulguma ja enam pidude ajal ei ole võimalik kasutada neid alasid. Viimane õlekõrs oli Eesti näituste ala, aga nüüd see on eraomandil on uued plaanid ja enam järgmise peo ajal vist ei saa seda kasutada.
ja see on nii konkreetne mure, et riik ja linn otsustasid siis ühiselt hea tahte avaldusena seda lauluväljaku territooriumit laiendada. Kõige suurem muudatus on siis siin üleval Lasnamäe väravapoolses küljes, kuhu lauluväljakuga liideti klindipealne selline endine tühermaa. See ei muutu aktiivseks kasutuseks, sinna ei hakka ehitustegevust tulema, aga lihtsalt suurte pidude ajal on tarvis puhvertsooni. Ja kuidas see puhvertsoon siis välja hakkab nägema? Praegu on seal võsa, nagu me näeme. No eks ta korrastatakse ja tehakse vajalikud infrastruktuuri asjad sisse, aga ta tõenäoliselt ka lauluväljaku aed hakkab teda piirnema. Aga sinna tuleb märkimisväärne tükk sinna väljakut juurde. Et kaaluti ka teisi asju, siin klindi alune ala, aga need on eraomanduses ja linnal ei olnud soovi neid hakata liitma. Kui loomeliidud, koorühing ja laulu- ja tantsupeo sihtasutus võtsid pöörduda linna poole selle murega, et siin oli detailplaneeringus oli planeeritud üks tee üle lauluväljaku territooriumi ja õnneks jõudsime selle detailplaneeringu peatada ja algatada uue detailplaneeringu nagu konkursi, väga toreda koostööga koos arhitektide liiduga. Kõige suuremad muudatused toimuvad nende väravate suhtes, et peaksime ütlema, et nüüd see Lasnamäe poolne värav saab olema laulupeo ja peoliste jaoks ja kõikidel teiste külaliste jaoks peavärav. Vaat selline suur muudatus. Ja, tõsi. Et laulupidude või suurürituste puhul on see siselogistika väga-väga oluline ja on olnud korduvalt on räägitud, et see oruvärava esine, kus tekivad ristavad liikumised lauljate ja külastajate vahel, et see lihtsalt ei ole mugav enam, aga ei ole ka isegi turvaline. Ja üks suur plaan ja minu meelest väga õige muudatus, mis saab olema, on see, et külastajad, külalised ja kuulajad ja esinejad lahutatakse üksteisest. Ehk siis sisuliselt merevärav muutub nagu osalejate väravaks ja Lasnamäe värav muutub külastajate väravaks. Oruvärav on kõige kitsam koht selle lauluväljakul ja tema jääb operatiivväravaks, ehk siis hädapäraviselt kasutamiseks. Ehk siis sisuliselt külastajad tulevad siit, kus nad näevad seda üritust ja esinejad tulevad siis laululava tagant. Rongkäiguga tullakse, siis tehakse selline auring ära ja esinejad jäävad sinna. Siin laululava taga on ju ka suured ruumid ja siin on päris palju üritusi korraldate või rendite välja või kuidas need ruumide kasutus siin on? Ja pärast seda, kui umbes 10 aastat tagasi sai lauluväljaku siseruumidest remont tehtud, sai ka siin palju nagu ruumide seda liigendatust muudetud, siis korraga laululava siseruumide või sees olevate ruumide kasutamine läks ikka väga aktiivseks. Et eks algselt ei olnud üldse ju planeeritud, et siin sees midagi väga toimuma hakkab. Algselt, kui see valmis ehitati, ei olnud isegi seda klaasseina, mis on siin see ilusa selle panoraamvaate loob. Ja, ühesõnaga vaatame kohe selle ilusa panoraamvaate ära, see on ikkagi tõeliselt fantastiline. Seda vist kusagil mujal tegelikult ei olegi sellist vaadet, kus on tee mereni ja kõik inimesed on seda muidugi näinud. Ja, meie ütleme muidugi, et $1 000 vaade ja sellega me ka kõigile seda pakume, ja kuigi üritusi saaks siin teha lava pannes ühele poole või teisele poole, siis ka kui kontserdid või on need konverentsid, mis siin toimuvad, siis ikka tahetakse panna esineja
siia klaas selle seina ette, et rahvas saaks samal ajal vaadata ka seda loodust, seda merd, mööduvad laevu, need laevad tunduvad nii lähedalt mööda sõitvad, suured ookeani, need kruiisilaevad, et tegelikult on see fantastiline vaade tõesti. 10 miljoni dollari vaade. Paljud arvavad, et siis, kui suvi lõpeb ja need kõige suuremad suvised kontserdid, festivalid ja need kõik läbi saavad, et siis algab siin vaikelu, et mis te siis ikka teete. Aga selge, et see koht on ikkagi ürituste toimumiseks mõeldud, et isegi kas nad on siis tulusamad või vähem tulusamad, aga nad aitavad lauluväljaku ära majandada. See on nagu asja üks pool, aga teine pool on see, et kui on rahva rahaga korda tehtud koht, siis tegelikult ta peab töötama, tegutsema selleks eesmärgiks, milleks ta on nagu korda tehtud, et mitte lihtsalt tühjalt seisma, et suvel vahel paari aasta tagant siis laulupeo jaoks on neid ruume vaja, et ikkagi maksimaalselt me pakume kõigile, on see siis kontserdid, konverentsid, seminarid, näitused, just hiljuti oli käsitöömess, nüüd on varsti tulemas ju jõululaad, siis on suured jõulupeod, firmade peod, aga ka tavaline sünnipäev. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells time and jingle bell time. Kavandame siia lauluväljakule arhitektuurivõistlust, mille sisu oleks siis nii-öelda territoorium tervikuna üle vaadata maastikuliselt, kas näiteks siin minu taga asub selline memoriaalikompleks, kas see on tänapäevastele vajadustele vastav, kas külastajatel on kõik funktsioonid olemas, kas on veel vaja midagi. Selleks on hea formaat, on selline ideevõistlus ja tuleb laulupidude või lauluväljaku vajaduseks rajada ka mingisugune selline abihoone. Me kutsume seda selliseks multifunktsionaalseks halliks, mis saaks siis olla pidude ajal, näiteks toitlustuse pakkumise kohaks ja pidude välisel ajal siis saab kasutada lauluväljaku sihtasutus oma ürituste puhul. See on nagu selle asukohta me veel ei tea, seda me mõtleme. Selline ruum on meil ju olnud ka tegelikult vist ajalooliselt olemas. Jaa, ajalooliselt on lauluväljak olnud väga erinevates kasutustes ja on toimunud siin suured näitused. Ja üks näituse paviljon hiljem muudeti ta tantsutareks ja see hävis kuskil 80-ndate keskpaigal. Et tõsi, hoonestust on siin olnud erinevat. Nüüd me oleme jõudnud ühe väga unikaalse kunstiteose juurde. Minu unistus on see, et see kunagi seisaks Eesti Laulu- ja Tantsupeo muuseumis. Kogu selle pannoo lugu on väga põnev. Selle pannoo autor on Tallinna tehniline kunstitegelane Valli Lember-Pogatkina, kes sai Tallinnalt ka veel enne surma selle tunnustava tiitli. Ta oli suhteliselt noor kunstnik, kui talt see töö telliti ja kusagil on vist see daatum ka 1950. Ehk selle lipu peal oli siis veel algselt Stalini pilt ja Valli Lember sai selle töö eest ka Stalini preemia, seda tööd natukene aitas tal teha ka tema abikaasa Georg Pogatkin. See on klaasmosaiik. Ja see on klaasmosaiik ja selle pildi nimi on Läki peole ja see pilt oli siis pikka aega Estonia teatri valges saalis. Kui meil tuli ilmselt paljud mäletavad veel seda pilti ma seal. usun küll, et paljud mäletavad sellest ajast. Ja kui tuli siis taasiseseisvumisaeg, siis nii mitmedki marurahvuslased arvasid, et selline punaste lippudega pilt oleks tarvis puruks peksta. Seal taga on näha seda vana laululava, mis on Karl Burmani projekti järgi ehitatud. See, mis oli enne seda uut, nüüd juba Alar Kotli projekti järgi tehtud laululava. Ja õnneks oli tolleaegsel Estonia teatri direktoril Paul Himmal tarkust, et talle siis
küprokist sein peale ehitada ja sinna taha ära ta peita. Kaitses ta niiviisi ja kaitses ta niiviisi ära. Ja kui siis taas seda Estoniat hakati remontima, see pilt jälle välja tuli, siis oli küsimus, mis taga teha. Talle leitud õiget asukohta ja kui see jõudis nagu meie kõrvu, siis mina ütlesin, et muidugi tooge siia, see aasta aega seda siin renoveeriti. Valli ise oli koos üliõpilastega, tükki haaval kõik tükid, mis olid tarvis, võeti lahti, värviti uuesti, pandi uuesti kinni, nii nagu vaja. Pilt on ise unikaalne, ta on fantastiline ja see, et paljud ei teagi, et see 28. aasta laululava selline oli tegelikult. Siit pildi pealt ta tuleb välja ja kes veel arhiivist otsib neid pilte, siis laululava alguse saigi ju sellest laululavast ehk 1928 ja sellel aastal saabki 90 aastat sellest, kui sellest väljakust sai Tallinna lauluväljak. Aastal 1957 otsustati, et Tallinna vanapuidust laululava ei vasta enam nõuetele ja tuleb välja vahetada. Konkursile laekus 13 tööd, mille seast eristusid 2. Valiku langetamiseks korraldati žürii hääletus, mille võitis Alar Kotli võistlustöö vaid 1 häälega. Oma tagasihoidliku mudeliga esitles Kotli toona erakordset ideed, mida polnud maailmas varem teostatud. Alar Kotli nimi on särav sädelus Eesti arhitektuuri ajaloos. Arhitektide liiduga koostöös me oleme jõudnud selleni, et see ala iseenesest vajaks sellist muutust, et siin oleks ka laulupidude vahelisel ajal inimestel käies tunnetatav see, et nad on lauluväljakul, et siin on juhitud tähelepanu laulupidude ajaloole, et siin on, ütleme, meil on selline sõna ühend nagu mälestuste väli, mida me oleme mõelnud, mis võiks laulupidu tegelasi jäädvustada, aga võib-olla ka mitte sellisel vanamoodsal moel, et on lihtsalt üks kuju püsti, vaid võib-olla kaasaegsemal interaktiivsemal moel, et ka lapsed saaksin tulla siin mängida ja näiteks kohtuda Karl August Hermanni või Liidia Koidula või sellist. Jah, et selline laulupidude ajalugu oleks kõigile koheselt kättesaadav, kes siia platsile tulevad. Jah, et selline mõte on siin olnud. Teine on ka see, et muidugi laulupidude ajal peab ju tohutud hulgad inimesi ka toitlustama ja ka see tuleks sellesse uude detailplaneeringusse on mõte siis siia territooriumile katsuda paigutada üks selline hoone, kus seda saaks teha. Loomulikult laulupidu toimub 4 korda 10 aasta jooksul. Et siis noortepeod ja üldlaulupeod, mis tähendab seda, et ega see ei ole lihtne ülesanne üldse hoonete planeerimisel leida neile ka funktsioon ka siis muudel aegadel. Et siin on tegelikult katedraali ja kiriku kaja. Siin professor Linda Madalik viis läbi ka akustikakatsetusi ja ütles, et see on võrdne kirikute akustikaga, sest see kõrge osa, see on tegelikult nagu kiriku kõlalööv ja akustilisi klassikalise muusika kontsert on siin väga hea tegelikult pidada. Nii et sellised kontserdid on kindlasti väga meil nagu oodatud ja teretulnud, sest kui isegi väikest klaverit, kabinet tiipklaverit siin mängida, siis on tunne nagu mängiks suur kontsertklaver. Kui siin mängib kammerorkester, siis on tunne nagu mängiks sümfooniorkester. Ja siis, kui laulab Riho Rõõmus, siis tahaks nagu küsida, et millal Riho Rõõmuse kontsert on? Kuidas sa ise ka ju ligidalt seotud muusikaga? No minu kontserdid võib-olla on antud, aga mine tea, kunagi või teada elus, millal jällegi tuleb kitarr kätte võtta, sest ma olen pikalt ju bändis mänginud, aga tegelikult on mul ikkagi kõrge muusikaline haridus ja tegelikult ma õppisin ikkagi dirigendiks. Riho Rõõmus dirigent, vaat mina ei tea. Ja ma käisin konservatooriumis, minu õpetaja oli Alfred Karindi tütar, Laine Karindi. Ta oli päris karm õpetaja, aga väga nõudlik ja õiglane. Ja minu kontsertmeister seal
dirigeerimisklassis, seal on need klaverisaatja, kontsertmeister Saadam. See oli meie kõige poolt armastatud helilooja tegelikult Peep Sarapik, kes on kirjutanud Lendab mesipuu poole. Nii et Pepe oli mu hea sõber ja kontsertmeister. Siis olete ju täpselt õiges kohas. Nii oma hingelt kui oma tegudelt kui... Jah, bändi aegadest, ütleme seda võiks nimetada meelelahutusbusinessiks, natuke orgunnivaistu, see on nagu äriajamine, majandamine, aga see, mis on võib-olla südamele kõige tähtsam, see on laulupidu ja need klassika asjad, see on siis minu muusikaline akadeemiline haridus, mis tegelikult kõik need 3 kokku, need annavadki mulle tunde, et ma olen kogu aeg õiges kohas. No siis on juubelipidustustel, juubelilaulupeol dirigendi kepp kätte ja on unistus ka? Ma arvan, et Eestimaal on palju häid dirigente ja nagu näha on ka noori andekaid dirigente tuleb, et see on iga dirigendi kõige suurem unistus tõusta sinna rahva ette, et las need, kes ikkagi igapäevaselt sellega tegelevad, saavad selle au, et ma arvan, et sinna peaks trügima ükski kunagi dirigeerimist õppinu või ükski poliitik, kes on kunagi seda õppinud, et kasutama seda võimalust, et laulupeo sulgedega ennast ehtida. Kuidas te hindate meie laululava ja seda laululava ümbrust, parki kui arhitekt? Minu arust on see ruumiliselt väga-väga õnnestunud ja see on lisaks see, et ta on nagu sümbolhoone, on ta ikkagi, ütleks ka nagu eriline, ütleme Euroopa kontekstis lausa. Tuletorn on ka nagu arhitektuuri sümbol ilmselt. Jaa, ma ütlen, ta moodustab terviku, ehk siis ta planeeriti ruumiliselt läbi terviklikult ja nii need hooned kui ka maastik kui ka need väravahooned ja kõik muu on väga hästi komponeeritud ja oma ajast on väga kvaliteetsed näited. Me peame seda lauluväljaku territooriumit nagu tähtsaks võib-olla pühaks paigaks, aga mis toimub siin ümber, nagu ei huvitaks kedagi. Ehk kuidas planeerida või kuidas suhtuda sellesse, kui üks selline vaade, mis on olnud inimeste jaoks tähtis. Isegi see tore vaade, et on laulukaar ja tema kõrval on tuletorn. Järsku on nagu rikutud, et seal vahel on veel midagi, mis on, kindlasti on seal neil inimestel tore elada, kes elavad. Aga see, et oleks perspektiiv planeerimisel selline, et ka vaade või vabaduse tunne, mida ma tunnen ja perspektiivi tunne, mida ma tunnen siin väljakul, oleks nagu tagatud. Siis see on omaette küsimus, ma arvan, kõigile arendajatele, et kas selle peale mõeldakse, kui ehitatakse kõrge maja. Te viitate sellele, et selle laulukaare taga on ehitatud 2 tornmaja, mis siis tegelikult rikuvad selle meie visiooni laululava visiitkaardina. Jah, visiitkaardil oleks nagu väike plekk peale tulnud. Tõsi, ruumiotsuste puhul on üks väga oluline asi, et need jäävad väga pikaks ajaks. Ehk siis need tuleb tegelikult väga tõsiselt läbi kaaluda ja selleks aega võtta on ainuvõimalik, et mitte teha vigu. Veel täna ja praegu tehakse siin laululaval remonti ja ilmselt on see ajalooline hetk, sest ilmselt nii pea ei võeta enam sellist suurt remonti laulukaarega ette. Kasutage võimalust, tulge siia laululava juurde, jalutage ja vaadake. Me kohtume teiega järgmises saates.